ja ootame kõiki tema eeskuju järgima ning siin ka kaasa lööma, nii et Toyota mäng on kohe-kohe käivitumas ja kes kõige kiiremini masinat umbes 20 meetri distantsil tõmbab, tema on võitja. Ja siin siis mehepoegadele ja tütarlastele on erinev arvestus, nii et päris ühte patta me ei pane, kuigi elame üha nii-öelda sooneutraalsemas maailmas, aga no spordis tuleb ikkagi teha teatud arvestusi ja seda siis soopõhiselt, nii et usutavasti see maailm ka sinna lõpuks ei jõua, et peab hakkama ühiselt seda arvestust pidama. Aga nüüd alustame, jah? Ja Marko Tõnissaar võtab siis Toyota mängu otsad lahti ja läks ja tõmbab seda masinat, mis ta võib olla üle 1000 kilo, võib-olla siuke 1500 20 meetri distantsiks, kohe saame teada ka aja. Distants on läbitud ja mis aeg tuli? 17.52, nii et 17,52 sekundit. Marko on esimene võistleja, kes siis selle Toyota mängu siin lahti tõmbab ja Toyota on Mispo ja Vändra maratoni autopartner ja no paar kommentaari ka. Kas vastas nagu ootustele ka, et selline raskus ja või läks libedamalt? Eelmine aasta oli vähe kergem see auto. Millest see tuleb? Kas ise oled vanemaks jäänud või nagu sa ütled, auto on raskemaks läinud? Juht on vähe kaalukamaks läinud. Ahaa, juht on kaalukamaks läinud. Ühesõnaga ikka mängitakse see pall nii-öelda teiste aeda. Aga veel kord, see kõik on oodatud Toyota mängus kaasa lööma. Kes on huvilised, tulge siia masina juurde, Toyota Aventsise juurde. Me paneme teid kirja ja eraldi siis meeste-naiste arvestus umbes 20 meetrit tuleb seda masinat siin tõmmata. Ja Mati on ootamas kohtunikuna, kes ka ise istub selle autoroolis samal ajal, kui tõmmatakse kõiki huvilisi siia, et